halb peab olema ilm, et te enam mootorrattaga välja ei sõida? Ma ütleks niimoodi, et kui sa oled juba välja sõitnud, siis sõidad tagasi iga ilmaga. See seltskond on Vima Estonia. See on siis Women's International Motorcycle Association, mis loodi 1950. aastatel USAs, tegutseb nüüd 40 riigis ja Eestis aastast 1999. Kui sageli te niimoodi seltskonnaga siis ringi sõidate? Suvel ikka mitu korda nädalas. Mõni käib mootorrattaga töölgi, aga vuristatud on ka väga kaugele. Austraalia, Curaçao, Jaapan, Inglismaa ja siis Šveitsi ja Itaalia, Prantsusmaa. Meil on iga aasta on rahvusvaheline Vima kokkutulek kuskil ja siis me üritame sealt osa võtta. Tüdrukuid on klubis praegu 20 ja ameti poolest on seltskond väga kirju. On ajakirjanikke, on raamatupidajaid, mina isiklikult töötan Sotsiaalministeeriumis laste heaolu osakonnas nõunikuna. Meil on eraettevõtjaid, juriste. Tänapäeva tsiklid on kõigi mugavustega. Ratastel on olemas nii istmesoendused, joppedelanakud kui on ka käepidemesoendused. Kiivrites on sidevahendid, nii et sõidu ajal saab omavahel juttu ajada. Üks mootorratas paistab silma eriti edeva värviga. See oli mulle kingitus, juubelikingitus, siis abikaasa poolt. Ja üllatus siis üldiselt. Need roosid või kogu mootorratas? Kogu mootorratas, koos värvi ja roosidega. Mu esimese ratta kinkis abikaasa, kes tegelikult ei sõida tänase päevani ise mootorrattaga. Ja kui seda oma emale ütlesin, siis ta vaatas, siis mu meest ütles, et kas mul on nii halb tütar. Kui sõidad, siis juhtub. Nüüd rauad päästsid mul jala ükskord. Raud läks ära viskamisele, aga jalad olid ainult sinised. Juhtub ka vähem ohtlikke seiku. Paar aastat tagasi suvel käisime seltskonnaga Läti-Leedu reisil. Tee oli hästi auklik ja hüppas kõvasti ja siis ma sõitsin viimasena ja mõne aja pärast vaatasin, et üks kohver läks lahti ja siis pidin neid juppe hakkama sealt korjama, mis kohvrist välja tuli, ehk riideid. Ja siis järgmine päev siis jälle korjasin tee pealt numbrimärke. Aga paraadsõitudeks pannakse kelmikas seeliks selga, igaühel ise värvi. Naised ei põrista siiski mitte ainult oma lõbuks niisama ringi, vaid neil on ka missioon julgustada rohkem naisi tsikliga sõitma. Üheks näiteks on nõndanimetatud naistepäev. Me räägime seal ohutusest, rataste tehnilisest seisukorrast, esmaabist, grupi sõitmisest. Selle raames on koostöös Transpordiametiga valminud ka 5 liiklusohutusalast klippi. Näiteks ära sõida kiiremini, kui su kaitseingel lendab. Hoia minust kinni. Jalgade kohad leidsid? Jaa. Pärast seda toredat sõitu tuleb küll klubisse astuda.